mis õnnestus aastal 2019. Kui nüüd ma eeldan, et peaks filmidest vist rääkima, et siis kui filmi poole pealt, siis kindlasti mis õnnestus on see, et Eesti filmi pole mitte kunagi varem nii palju kinos vaatamas käidud. Et juba praeguseks, kui aasta pole läbi, aga juba on üle 800 000 inimese Eesti filme kinos käinud vaatamas, mis on juba omaette ise märk sellest, et mis seisus või et milline see Eesti film siis praegu on, et kui 10 aastat tagasi, 2009, siis ma arvan, vist oli umbes 36 000 inimest käis kinos Eesti filme vaatamas, siis see 10 aastaga see arv on kasvanud nii meeletult palju, et minu arust, et see on, mis on hästi, sest et filmitegijad ei tee neid filme ainult endale. Ja kui vaatajad neid kinos käivad, siis on päris hästi. Eesti kino hetkeseis, siin seesama asi, mis ma just ütlesin, et pole kunagi varem nii palju vaatamas Eesti filme käidud, et see on juba, see näitab, et on väga hästi, et parem kui kunagi varem. Ja ka see, et on väga palju uusi tegijaid, on uus noorem põlvkond peale kasvanud, väga omanäolised erineva käekirjaga režissöörid ja mitte ainult see, et Eesti film on viimasel ajal, mis siin Eestis toimunud on, et kui siia julgevad maailma tippproduktsioonid tulla oma asju filmima, siis see on ju märk ainult sellest, et Eesti film on ka maailma tasemel või vähemalt Eesti meeskonnad, et kui juletakse võtta seda riski, et tulla väiksesse tundmatusse Eestisse oma kõrgete panustega projekte filmima, siis on päris hästi. Tahaks ikka filmide tegemisega jätkata ja plaan ongi see, et tegelikult on juba järgmine film peaks varsti mõndade kuude pärast võttesse minema, et sellest on veel vara rääkida, mis see täpsemalt on, aga jah, loodetavasti järgmise aasta esimeses pooles filmin oma järgmist mängufilmi, mis peaks siis valmis saama välja tulema, ma arvan, järgmisel aastal ta veel ei tule, siis kusagil 2021 ja ega muud ei olegi, võtagi rahulikult üks projekt korraga, nii et on järgmine film on plaanis.